No nii, tere õhtust, olete tulnud vaatama Mäkk-Meltsi pooltund matemaatikas. Mina olen teie saatejuht Mäkk-Melts. Nii, tere õhtust, lapsed. Siin on nüüd need 2 olulist piirväärtust, milleta sa ei saa elada. 2 olulist piirväärtust. Nii. Väga palju aega tegelikult ei ole seda siin teha, aga teeme ära kähku. Nii. Esimene väga tähtis piirväärtus on meil selline. Kui x läheneb 0, siis siinus x jagatud x-iga võrdub 1. Nii, võrdub 1. Miks see nii on? Aga miks ta ei või nii olla? Et siin see tõestus on olemas tegelikult leheküljel, õpikus lehekülg 90. Üks teoreem selle sama asja kohta. Miks ta on tähtis või oluline piirväärtus on see, et selle piirväärtuse abil saab trigonomeetrilisi piirväärtusi leides saab määramatustest lahti seda piirväärtust kasutades, et sa teesendad oma asjad sellisele kujule, nagu ta siin, siinus jagada x-iga, siinus x jagada x-iga. Ja siis kõik toimib. Nii mõned toredad nüansid on siin sellega, et tegelikult see valem, mis siin praegu kirjas on, ta on üldkujul, näeb tegelikult välja selline. Üldkuju on selline, et mis iganes funktsioon siin x asemel on, näiteks mõnikord on 3x ruut või mis iganes asi, eks. Või näiteks, või võib tulla näiteks siinus, ma ei tea, 2x, siinus 3x, siinus ruutjur 3x, mis iganes siin võib olla. Mingi funktsioon, eks. Ja kui ta on jagatud selle sama funktsiooniga, siis ja selle funktsiooni väärtus läheneb 0, siis kui x läheneb 0, ehk siis no, näiteks siin on x jagada 0-ga siin, eks on x jagada 0-ga, aga see kui x läheneb 0, siis see funktsioon läheneb ka 0, näiteks juhtub nii, tavaliselt juhtub, siis see võrdub 1. Ehk siis noh, sellised näited. Kehtivad meil ka ja siis saame veel teha üldisemaks, et kui ma võtan ta, kuna ta on 1, eks ma võtan ta astmesse k, siis ikka tuleb vastus 1. Ehk näiteks näide 1, näiteks mul on siin liimes x läheneb 0, noh näiteks mul on siin 3x ruut jagatud 3x ruuduga, kuna see siinuse argument on sama, mis see funktsioon siin all, siis see ütlebki sulle, et see võtab 1 siis, selle pärast. Nii, see, miks see tõsi on, me võime teha lihtsalt ühe katse. Tõestust me ei hakka siia tegema, pole aega praegu pikka tõestust teha. Aga katse on selline, et sa võtame x läheneb 0, eks vahet ei ole, kas vasakult või paremalt. Laheneme paremalt, seekord võtame siia näiteks 0,40 ja siis 1 äkki sellest piisab. Ja arvutame välja, millega võrdub siinus sellest samast arvust. Millega võrdub? Nii, võtan kalkari lahti. Siinus sellest on siis nii, kus see siinus mul on? Jah, siinus sellest tuli praegu selline 0, vaata, mis siin toimub nüüd. Mis siin toimub? Võta kokku ennast kalkulaator. Sorry. Извините. Nii, siin on praegu selline vastus.
korda 10 astmes -7. Palju see on siis? Siit komast lähen 7 kohta vasakule, mis ma saan siis? Mis arvu ma saan? Ma saan toreda arvu. Mis ma saan? Sellise ilusa arvu saan. Ma võiks komakohti ka lugeda, aga kes siis komakohti loeb, jumal küll. Nii. Siia tuleb praegu, oota, midagi läks valesti vist. Mis läks valesti? Kas see on liiga väike X või? Võtame rohkem, vaatame, mis siis juhtub. Ei, sama tuleb. Okei. Lihtsalt liiga palju on siin nulle. Nojah, ta läheb kogu aeg täpsemaks. Selge. Jah, nii. Mis ma tegin nüüd? Sorry. 1, nii, korda siis jah, 10 astmes. Huvitav, vanasti oli kuidagi ägedam see asi. Okei, mitu nulli siin on? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nulli on siin. Millegi pärast. Ja kui sa need jagad nüüd, selle jagan sellega, 1, 2, 3, 4. Siis on vastus ju väga kehva lähend on see. Järelikult tuleb nullile ikka väga palju lähedamale minna. Praegu sain, et huvitav, mis asja ma siin valesti teen. Sain praegu siia 0,01745. Jah. Mis tea. Elu on selline. Ja kui ma võtan suurema, mis siis juhtub? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nulli võtame, mis siis saab? Siis tuleb 12. Teine katse võtan siia 9 nulli. Ja siis leian siinuse sellest samast arvust, siis siia tuleb väga põnev. Mingi kala on siin praegu. Mingi kala on. Mis see kala on? Mul on mingi radiaanid siin või mis jama mul siin on? Ei ole, mul on kraadid. Kurat, kalkar, võta kokku ennast nüüd. Korda 10 astmes. 12 oli jah. Jah, siis tuleb siia 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nulli.
11 0, selle X-i oli 9 0, eks. Okei, kui ma need jagan nüüd 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuleb täpselt sama, mis enne. Matemaatika on katki. Ja siit tuleb sama, mis enne. Ja kuidas see võimalik on? Midagi on väga valesti praegu. Kohe saame teada võib-olla, mis on valesti. Nii, mis ma panin siia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jep. Kuule, mina ei usu, et see piirväärtus on 1. Siin on mingi jama. Mis jama siin on? Siin on mingi suur jama. Hästi suur jama. Ega see ei ole reaalne ju praegu, mida ma siin teen. Ma elan unenägu. Nii vaata, mida Wolfram ütleb. Wolfram ütleb, et mida see Wolfram ütleb? Ütleb seda, et noh, mis ta ütleb siis? Ma ei tea, kuidas see elu nii halvaks on läinud. Ei, ikka 1 tuleb, ja kõik on ikka hästi, aga Sinus X jagada X-iga, jah, no okei. See meetod ei tööta siis praegu. Tähendab, see me ei suuda nii täpselt vist arvutada, tahab jube täpselt arvutamist. 0-le hästi lähedale minema. Aga huvitav, kuidas ta nii kaugele jäi? Natuke müstiline minu jaoks. Ei oota. Või ta tegigi mul, ei ta ei tee ju, kurat. Siin on ju kraadid. Sinus 30, 1/2, nii kõik on hästi, maailm töötab. Sinus 0. Sinus 0 on 0 ja on küll. Nii ka, et sinna 1 tuleks, kuidas see 1 sinna tuleb? Huvitav küll on see elu. Tõesti väga põnev on see elu. Jagatud. Okei, jah, sorry. Minu paha. Et see ei saa olla. Okei, vahet ei ole. Graafiku järgi on paremini näha, ühesõnaga. Nii, pikk jauramine, mitu tundi me jaurasime juba. 14 minutit jaurasin selle kanal. Okei. Kui teha graafik, sinus X jagada X-i graafik. See graafik on midagi sellist. Siit on näha. Siin on 1. Ehk siis, kui me läheneme 0-le paremalt või vasakult, siis Y samal ajal läheneb 1-le. Ehk Y-X on praegu samaldis. Okei. Lihtsalt numbriliste meetodiga. Kalkulaatorite vist arvutustäpsus ei ole nii suur, et ma saaks seda kalkulaatori peal niimoodi. Võib-olla Excelis töötaks. Excelis on peaks sama olema. Sama võimas. Ma ei tea, vahet ei ole. Sellega ei tegele praegu. Tõestus oleks muidu kõige lihtsam, aga sellega ei ole aega jaurata. Aga selle jamaga, mis ma just tegin, oli aega jaurata, nii et maailm on imelik.
nii, teeme siia mõne näite ka siis või? Sellise näite, kus peab midagi arvutama ka. Kui on selline näide nagu siin näide 1, siis midagi ei pea arvutama. Aga mingisugune piirväärtus, mis meenutab siis seda piirväärtust, on tavaliselt see ülesanne ja sa pead teisendama seda niimoodi, et saaksid seda valemit kasutada. Nii, näiteks selline näide 2 siis jah. Tegelikult siit samast õpikust võetud näide. Kurat, mul on üks piirväärtus veel teha. Okei. Nii, siin on praegu selline piirväärtus. Siinus 3x ruut jagatud x-iga. Nii. Noh, kõik on selge, eks panen 0 siia asemele, saan, et siin on 0 jagada 0-iga määramatus. Ainult nüüd, et see 0 jagada 0-iga määramatus eeldas meil muidu seda, et peaks midagi taandama, eks, aga siin ei ole trigonomeetriast niimoodi rallit sõita ei saa. Aga siin on üks teine trikk, et ma pean nüüd võluma siit välja selle sinus x jagada x-iga. Aga ma teen seda siis niimoodi, et näe, siin on see argument on 3x ruut, ehk ma tekitan siia alla ka 3x ruudu. Noh, kuidas ma teen seda? Murdu võib ju korrutada kui ma korrutan seda 1-ga seda murdu, siis kõik on hästi ju. Ma korrutangi 1-ga, aga ma korrutan erilise 1-ga. See 1 on selline. Et siin on 3x ja siin all on ka 3x. 3x jagatud 3x-iga korrutan seda murdu. Ehk siis korrutan 1-ga. Nii-öelda. Nii, ja siis juhtub niimoodi, et need vajalikud osad, mis mul siin on, võtan kokku. Vajalikud osad näiteks need. Ja siia eraldi jääb see 3x. Nii, nüüd valemi järgi ma tean, et see asi siin läheneb 1-le. Ehk siis jääb alles mul ainult 3x-i. Panen x-i asemele 0, saan 3 korda 0 ja saan, et see on 0 vastus siin. Siuke lugu. Näiteks. Me jõuaks selle teise piirväärtusega tegeleda. Okei, teeme siit veel paar näidet. Noh, mis ma siit võin võtta siis? Siit on see nüüd ülesanne 111. Kellel kodus igav on, siis võid mõelda, miks see katsetus, mis ma tegin kalkariga, miks see välja ei tulnud. Ma pärast mõtlen ka võib-olla. Nii, ja siit teeks nüüd paar ülesannet, nii kaua, kuni ma pean jooksma minema. Näiteks see esimene. No seda printsiipi juba näitest 2 juba õppisid, eks. Ehk siis, et praegu mul on siin all x, aga ma tahaks sinna 2x, ehk ma siis korrutan seda murru lugejate nimetajad, mõlemad korrutan 2-ga. Mõlemad korrutan 2-ga. Ja siis ma tean, et see osa siit valemi järgi, see osa läheneb 1-le, aga alles jääbki siis jääb see 1 ja siis see 2, sest see 2 ei sõltu x-ist, siis vastus ongi 2. Vastus ongi 2. Ehk siit võib hakata aretama igast muid valemeid, et kui sul ongi siinus 2x jagatud x-iga või see, mis arv sul siin on, eks, x-i kordajaks. See, mis seal on, see on vastus ka. Et sellist valemit võib hakata siit aretama, noh. Järgmine on midagi taolist, teen ta ikka ära siia. Siin on nüüd siinus 0,5x jagatud 2x-iga. Nii, siia tahaks nüüd 0,5 ja sinna alla tahaks 0,5, mis ma siis teen? Midagi lähen koju magama. Okei, see oli nali. Millega ma pean korrutama siis, et sinna 0,5 tuleks?
0,25 või? Äkki korrutame 0,25. Siis peaks tulema siia ju 2 korda. Kuna see maailm on nagu ta on, siis kontrollime üle igaks juhuks, tead. 2 korda 0,25 on 0,5. Just nii. Nii, ja see osa nüüd siit valemist, või siit piirväärtusest, see osa läheneb 1. Ehk alles jääb 0,25 ja see ongi vastus. See ongi vastus. Ja kuidas siin seda vastust siis nende arvude järgi saada, ongi see, et kui need arvud on nüüd, neid reeglid ei pea meelde jätma ausalt, see lihtsalt on, praegu aju töötab niimoodi, et kui see arv, mis siin on ja see arv, mis siin, kui need on erinevad, siis sa pead need jagama ja saad vastuse. Õnneks 0,5 jagad 2, vastus 0,25. No nii, kolmas on selline põnev, et alguses peale vaatasin, siis mõtlesin, et ei oskagi lahendada. Aju tõmbas kookonisse ära kohe. Nii, aga siin on ju see ruutu võtmise teema, eks. See ruutu võtmise teema, mis oli siin, see valem, jah, see üldine valem, see. Et selle abil on vaja seda nüüd mõelda. Ehk ma kirjutan välja selle siis, siit on, praegu siinus on ruudus ja x on ruudus, eks siis ma võin kirjutada siia, et mul on siin tegelikult siinus 0,5 x-i jagatud x-iga ruudus, eks ole. Nii, see jääb nüüd ruutu, nagu ta on. Ja siis toimetan siin sees edasi. Nii, et ma pean siin sees korrutama 0,5-ga lugejat ja nimetajat, eks. Eks ole. Ja siis saan sellise asja. Siis saan siia sellise asja, et siia tuleb siinus 0,5 x korda 0,5. Siin jah tuleb eristada nüüd, et see on nüüd siinuse argumendi sees. Peaks hakkama igale poole kirjutama seda, aga tegelikult peaks teadma. Aga mõnikord võib juhtuda, et siis võib mõelda, aga tegelikult ei saa loota ju, inimese peale ei saa loota, ma ütlen sulle. Tegelikult on nii, et kui see 0,5 oleks ka siin argumendi sees, siis ma peaksin sulut tõmbama niimoodi ümber, eks. Nii, aga siis kindluse mõttes, et kui keegi Indias plangu peale kirjutab siukse asja näiteks ja siis selleks, et inimesed aru saaksid, siis teeme igaks juhuks nii. Nii, ja nüüd siin sees see osa läheneb 1, siia alles jääb, kui x läheb 0, siis siia alles jääb ainult 0,5 ja 0,5 on vaja võtta ruutu ja see on siis 0,25. Nii. Selline tore lugu siis oli sellega. Nii, nüüd järgmised piirväärtused siit 4, 5, 6 on sellised, kus on mingisugune umbluu täiesti alguses, kui peale vaatad. Täielik mingisugune saastan. No, mis asi jama see on nüüd? Ehk siis siin on idee arvatavasti, et see tangents on vaja nüüd muuta siinuseks kuidagi. Või tegelikult võib ju kontrollida tangens 0-st. Palju on? Palju on tangens 0-st? Tangents, kus sa oled? Tangents 0-st on ka 0. Okei, siis on kõik hästi. On jah, kurat. Okei, siis on hästi.
ehk siis ma mõtlesin seda, et kui määramatus ei teki, et siis võib nulli asendada ja saada näiteks lõpmatus vastuseks või midagi, kui siit tuleks mingi arv välja tangents 3x, aga ei tule. Jumal tänatud selle eest. Jehova olgu tänatud. Niimoodi. Nüüd ma saan tangentsi kirjutada, võib-olla teeks selle eraldi kuskile. Teeks siia alla eraldi ära. Palju aeg on? Oi, blinn, 4 minutit. Nii, teeme kähku siis speedrun. Ja teen sama kiiresti nagu tavaliselt. See on ju selline, eks. Nii. Aga koosinus. Kui x läheneb nullile, siis koosinus on ju 1. Õnneks. Koosinus nullist on 1, jep. Ehk siis ma ei tea, tegelikult ma ei peagi rohkem teisendama, ma ikka nii loll, et paha hakkab. Nii, siin on 2. Ja siin on siinus 3x jagatud koosinus 3x-iga. Jah. Et neid trigonomeetriliste funktsioonide aga me ei olegi õppinud neid funktsioonidena. Aga me oleme küll, ei maininud. Oleme õppinud. Kust sa mäletad, mida me oleme õppinud? Nii, siin siis nüüd oleks lihtsalt selguse mõttes on see koosinus vaja sealt eraldada sellest siinusega piirväärtusest. Seda siinusega oma hakkame teisendama. Ehk siis, kui ma nüüd siin õigesti vaatan, siis kas ma võin teha nii? Ma teen ühe sammu vahele siia muidu. Äkki tuleb. Minnakse lolliks, ma ei tea. Sellise sammu teeks siia vahele. Ja nüüd toon selle 1 jagatud koosinus 3x toon siia selle suure murru ette. Üldse ära. Ja siis see siinus 3x, see murdsin. Tervet seda murdu tegelikult korrutan. Millega ma korrutama? Ma tahan, et 2 muutuks 3-ks. Ma korrutan teda siis 3 kahendikuga. Eks. Üleval ja all. Ja kui all korrutan, siis tuleb siia 3x. Nii, ja kuna see oli, ma korrutasin korrutist, eks. Siin on 1 tegur. See oli teine tegur. Kui ma korrutan seda mingi arvuga, siis ma ei korruta iga tegurit selle arvuga, eks seda me mäletame ilusti. Väga hea. Nii, nüüd ma tean, et see osa siit piirväärtusest läheneb 1-le. Kui x läheneb 0-le, siis see läheneb ka 1-le. Koosinus 0-st on 1. Nii, ja siis saame öelda, lõppvastus ongi 3 kahendikku. See on see, mis üle jääb sealt. 1,5. No nii. Ja sellega siis lõpetame oma pool tunni.